Tšau! Valmistame jälle tiramisu torti, aga seekord me valmistame tiramisu torti kohvi ja munaga. Mul on siin tassi sees 1 supilusika täis jahvatatud oakohvi ja 1 suur supilusika täis suhkrut, et see natuke ka magus oleks. Ja veel ma tahtsin ja lisasin sellele kohvile ka natukene vaniljepastat. Lihtsalt oli selline tuju. Kohvi on tiramisu küpsiste jaoks juba edukalt maha jahutatud, et ma saaksin neid kohviga imutada. Meil läheb vaja 2 kaussi ja 4 muna. Eraldame munavalged munakollastest. Ja nagu aamen kirikus käib mul iga kord klopitava munakollase kohta 1 teelusika täis suhkrut. Aga kuna mul on siin supilusikas, siis ma panen 2 lusikatäit suhkrut. Ja iga munavalge kohta läheb mul 1 supilusikatäis suhkrut vähemalt, võib ka rohkem. Siin on 4, olgu, ma panen ka 5. Munavalge puhul ei ole suhkrukogus oluline, sest munavalge võib olla ka magusam, aga kui munakollasele liiga palju suhkrut panna, siis teate, see koogel-moogel lihtsalt ei ole hea ja sellepärast ma ei panegi liiga palju suhkrut munakollasele. Kõigest 1 teelusikatäis suhkrut 1 munakollase kohta. Ja nüüd hakkame vahustama. Kõigepealt vahustame ära munavalge. Munavalge on nüüd vahustatud ja järg on munakollase käest. Vahustan ka munakollase ära. Ja vahustatud munakollane ehk siis koogel-moogel on ka juba valmis. Nüüd kraabime neid vaniljeseemneid vaniljekaunast ka siia vahustatud munakollase sisse. Segame need vaniljeseemned siin munakollase sees segamini ja lisame siia munakollase hulka ka martsapone toorjuustu. Ja segame selle ära. Ja nüüd segame selle vahustatud munakollase kreemi siia vahustatud munavalgete hulka. On aeg hakata tiramisu torti valmistama. Kõigepealt me paneme seda kreemi natukene põhja ja külgedesse. Kui põhi ja küljed on kreemiga kokku mäkerdatud, siis paneme esimese kihi tiramisu küpsiseid põhja. Esimene kiht küpsiseid on laotud ja nüüd proovime imutada neid küpsiseid nii, et me seda kohvit kreemi peale ei aja. Ja nüüd laome uue kihi kreemi küpsiste peale. Kreem on laotud, paneme uue kihi küpsiseid. Ja imutan ka järgmise küpsise kihi kohviga ära. Ja panen uue kihi kreemi küpsiste peale. Ja panen nüüd 3. kihi küpsiseid. Ja imutame uuesti kohviga. Ja paneme jälle kreemi. Nüüd tuleb 4. kiht küpsiseid.
Viimane 4 kiht küpsiseid on pandud ja immutame need uuesti kohviga. Ja paneme viimase kihi kreemi peale. Viimane kiht kreemi on nüüd sellele tiramisu tordikesele peale pandud. Öeldakse küll, et enne serveerimist raputa tiramisu koogile kakaod, aga ma eelistan seda teha kohe. Raputasin sellepärast kakaod ennem, sest siis jõuab kakao külmikus seistes ka sellele kreemile mingit maitset anda, muidu on ta lihtsalt mingi mõru puru suus. Kuna mul on veel jätkuvalt punaseid sõstraid, siis ma panen lihtsalt punased sõstrad siia peale kaunistuseks ja võimalik, et ka maitseks. Ja nüüd ma viin munakohvi tiramisu tordikese külmkappi tahenema. Minul on nüüd aeg degusteerida seda kohvi ja munakreemiga valmistatud tiramisu kooki ja teil on aeg teada saada, kuidas see maitseb. Teeme algust. Ma tunnen lusikaga, et on ilusti kenasti pehmeks imbunud. Aga mulle isiklikult tundub, et see koogikene võiks magusam olla. Ja jätkuvalt head isu minule ja teile kullakesed. Tšau!